teema on sõna-sõnad, siis meie mängime järgmist mängu, mille nimi on ka sõna-sõnad. Hommikul hakkasime autoga tulema Tallinnast, muidugi aga enne Paidet tuli Hesburger ära söö, süüa, sest tühja kõhuga ei saa üldse sõita. Peale söömist sõitsime ühte suunda. kust Oli ladu hobustega, ja lammastega ehk laut. kuhu, Me ei läinud. aga Lõpuks leidsime Paide, üles siin Paides, me siis oleme. Sest Tahame noortetöid varustada väga tegema noorte kristlikke liikusi kogudusi juba noortetööd. Sa lõpetada. ei tea üldse seda lauset. Tere hommikust, väga hea meel teid tervitada, uus päev on alanud. Kuidas magasite? Ma kuulsin sealt halvasti. Me võiks seda mängu teha, et tõuseme kõik püsti ja siis lämme Anja istume maha need, kes magasid 8, 9 või siis vastupidi 7, 6, 5, lõpus kuni jäävad need üles, kes ei ole üldse maganud. Aga et me kõik saaksime üles ärgatud, siis meil on tegelikult üks väga mõnus tegevus teil planeeritud. Tegelikult meil ennem seda on vaja ühte vabatahtlikku. Vabatahtlikud, ma vaatan... Liine. Jep, Liine. Liine. Oleks mul siuke noortejuht, ma läheks noortekateta ära. Liine, ole hea, tule siia ette. Ja meil on selline tegevusplaanis, et tegelikult me kõik mängime seda mängu ja selle mängu nimi on Hommiku ergutus. Aga Liine, ma küsin sult, kas kunagi on keegi sind nimetanud Kuidoks? Ei ole. Okei, no täna hommikul me kutsume sind ja teeme sulle hüüdnime Kuido. Oled sa sellega nõus? Ikka olen. Ja selle mängu nimi on Tantsime koos Kuidoga. Palun tõuseme nüüd kõik püsti. Ja tehnikatiim annab omalt poolt oma osa, nii et Kuido, ole hea, näita, mida sa oskad. Sõitsi ettepoole astuda. Tantsime koos Kuidoga. Üles, liiguvad ainult puusad, pööra pool ümber, tantsid koos Kuidoga, ära kaota oma hinge nüüd, sest see just alustas, liigutama peaga, tantsid koos Kuidoga, liigutama keha, sest siin on nii hull, Moonika, tule minu poole, keegi läheb ikka, ma tahan siin näha, tulge loksutama Kuidoga, liigutama keha, sest siin on nii hull, Moonika, tule minu poole, keegi läheb ikka. Oi. Tulge, siin loksutatakse oma puusasid. Lähme tantsima Kuidoga. Oi. Brünett või blond nüüd tantsib koos Kuidoga. Oi. Käed üles, liiguvad ainult puusad. Pööra pool ümber, tantsid koos Kuidoga. Ära kaotama hinge nüüd, sest see just alustas. Liigutama peaga, tantsid koos Kuidoga. Käed üles, liiguvad ainult puusad. Pööra pool ümber, tantsid koos Kuidoga. Ära kaotama hinge nüüd, sest see just alustas. Liigutama peaga, tantsid koos Kuidoga. Liigutama keha, sest siin on nii hull, Moonika, tule minu poole, keegi läheb ikka, ma tahan siin näha, tulge loksutama Kuidoga. Liigutama keha, sest siin on nii hull, Moonika, tule minu poole, keegi läheb ikka. Oi, tulge, siin loksutatakse oma puusasid, lähme tantsima Kuidoga. Oi, brünett või blond nüüd tantsib koos Kuidoga. Oi, käed üles, liigud ainult puusad,
pööra pool ümber, tantsid koos Guidoga. Ära kaota oma hinge nüüd, sest see just alustas, liiguta oma peaga, tantsid koos Guidoga. Käed üles, liiguvad ainult puusad, pööra pool ümber, tantsid koos Guidoga. Ära kaota oma hinge nüüd, sest see just alustas, liiguta oma peaga, tantsid koos Guidoga. Aitäh, Guido, aitäh teile, kes te tantsite koos meiega. Koos Guidoga. Ma arvan, et saime ilusti vere käima ja natukene ergutust. Kas oli hea? Ei kuule. Vähemalt osadele meeldis, ma arvan, et sellest piisas. Teised saavad veel kogu päeva jooksul Guidoga tantsida nii palju, kui tahavad, nii et ma usun, et Guido ei ole sellele vastu, kui teda tantsule kutsutakse. Okei. Teate, meil on tulemas väga-väga põnev päev. Ja meil siin hakkab varsti üks sessioon ennem seda, või õigemini pärast seda tegelikult. Teine sessioon on siin ka, mis on Q&A vormis. See tähendab seda, et see kehtib Vana Testamendi kohta. Ehk siis, kui teil on Vana Testamendi kohta ükskõik milline küsimus, siis täna teil on võimalik saada sellele vastus. Me veel kõnelejad ei anna teada, küll aga me julgustame, et kui sul on mingi küsimus, mis puudutab Vana Testamenti Moosesest kuni siis Malaaki kirjani, siis mõtle see küsimus välja, pane kirja endale ja siis pärast lõunat või õigemini siis enne lõunasööki, aga ajalises mõttes siis lõuna ajal tuleb meile kõneleja, kelle käest on võimalik küsida siis see Vana Testamendi küsimus, et teada saada siis, mis siis täpselt see piibel selle kohta mõtleb. Jaa, juba jõudsime lõunasöögi juurde, siis pärast lõunasööki, kui te tahate, siis teil on võimalik tegelikult minna Indreku juurde ja teha selline väike võistlusmäng discgolfis. Ehk siis seal on üks korv, Indrek ilmselt ootab teid seal juures kuskil ja teil on võimalik võita kas siis kettaid, mingit discgolfi merchi, muid erinevaid vingeid asju. Mina isiklikult kindlasti lähen, võtan enda sõbrad kaasa. Aga see ei ole kõige tähtsam. Kuidas? Indrek ütleb, et on küll. Üks tähtis asi on veel. Ja see tähtis asi on see, et seal seina peal endiselt on olemas seminaride kirjapanemiskohad. Jah, ehk siis palun pange sinna ennast kirja. Meil päeva lõpus tuleb veel 4. seminar. Vabandust, mitte 4. seminar. Aga 3. kord, kui te saate sinna minna. Ja väga-väga saaks see toimuda, siis pange ennast kirja, arvestame, kes kuhu läheb. Ja pärast seda on siis meie päeva kokkuvõttev osa. Aga lühidalt siis seminarid, toimetused, lõunasöök, seminarid, ülistus ja siis saame sellele päevale mingisuguse vormi. Veel üks asi. Kui te magasite hostelis, siis me tahame meelde tuletada ja küsida, kas te võtsite kõik oma asjad ära ja kas te jätsite võtmed ukse ette. Kui keegi seda ei teinud, siis andke palun märku, lahendame selle probleemi kiirelt ära. Ja samamoodi noortekeskus, kas kõik said oma asjad kaasa võetud? Kas noortekeskus ei korda ka või? Muidu teeb Paide noortekeskus siin oksjoni varsti mingitele asjadele. Okei, sealt keegi hakkas ütlema noortekeskuse koha pealt midagi või ei? Ma arvan, et mõni magab veel, no siis hea tund. Aga lähme meie oma päevaga edasi ja saame vaikselt minna ülistama. Nii et ülistusbänd, kui te olete valmis, siis me ootame teid lauale. Okei, ma näen, et praegu on aeg teha see nali ära, siis sa võid selle rääkida lõpuni siis selle nalja, et siis kui bänd lauale tuleb. Küsimus siis oli, et miks läks kana üle tee? Ma ootan vastuseid. Ma nii lihtsalt teile ka seda vastust ei anna. Kas äkki kellelgi on mingeid ideid, näiteks Joel? Kuidas? Ahaa, ehk siis kana tahtis minna teisele poole teed, aga kuna tee alt ei saanud, siis ta läks lihtsalt üle tee või? Okei.
mõte on iseenesest hea, aga mitte ikkagi päris see. Nii, seal taga on ka keegi. Tööle. KFC-sse tööle tuli sealt tagant üks pakkumine. Jah, võib öelda küll, tegelikult naaber läks, aga mitte see kana. See kana läks kuskile mujale, kas keegi tahab veel pakkuda? Põpile? Ei, põpile ka ei läinud. Tahate, et ma ütlen teile? Jah? Või? Aha, oota, te tahate tulla hoopis. Teate, järgmine kord. Ja me saame ülistada. Nii, meie korda. Okei, tõusen püsti siis. Te saite juba liigutused teada, nii et
tänu Jeesus selle imelise hommiku eest, kui me saame taas sinu eest seista, sinu peale oma silmad seada, enese pealt sinu peale, sõprade pealt sinu peale, võtta vastu seda, mida sina sellel hommikul pakud. Me tervitame sind sellesse hetke. Ja vaimus ylistame sind. Jeesus, sinu jaoks siin oleme. Tõstame oma hääled taeva poole, tõstame oma käed ka, tõstame käed, kiitus kõlab. Südame laulu valla päästa, rõõmustame ja kõrgeks tõsta. Oi Jeesus, sinu jaoks siin oleme, sinu jaoks siin oleme, kogu nendetu austuse. Tões ja vaimus ülistame sind. Jeesus, sinu jaoks siin oleme. Jubeldame koos, jubeldav kiitus kostub õisates, sest vägev Jumal on lunastanud. Laulame koos ja kõrgeks tõsta. Jeesus, sinu jaoks siin oleme, kogu nendetu austuse. Tões ja vaimus ülistame sind. Jeesus, sinu jaoks siin oleme. O Jeesus, sinu jaoks siin oleme. Jeesus, Jeesus, sinu jaoks siin oleme, kogu nendetu austuse. Tões ja vaimus ülistame sind. Jeesus, sinu jaoks siin oleme. Jeesus, sinu jaoks siin oleme, kogu nendetu austuse. Tões ja vaimus ülistame sind. Jeesus,
päästis mind tema armastus, tema armastus. Kui poeg vabastab, tõesti vabaks saan, olen Jumala lapseks saan. Vabandus, mille maksis ta, on suur seera. Olin patus, kui Jeesus siis suri minu eest. Ja just minu eest, kui poeg vabastab, tõesti vabaks saan, olen Jumala lapseks saan. Isamaa ja seal on üks koht mu jaoks, olen Jumala lapseks saan. Kui poeg vabastab, tõesti vabaks saan, olen Jumala lapseks saan. Isamaa ja seal on üks koht mu jaoks, olen Jumala lapseks valisin mind ega üljan, olen see, kelleks kutsun mind. Minu poolt sa, mitte vastu, olen see, kelleks kutsun mind. Siin mind ega üljan, olen see, kelleks kutsun mind. Minu poolt sa, mitte vastu, olen see, kelleks kutsun mind. Valisid mind ega üljan, olen see, kelleks kutsun mind. Minu poolt sa, mitte vastu, olen see, kelleks. Kas usud seda? Laulame veel, valisid mind ega üljan, olen see, kelleks kutsun mind. Minu poolt sa, mitte vastu, olen see, kelleks
tead, see sõnum on mega tähtis. Sest et Jumal valis sind ja mind. Ta lõi inimese ja ta lõi kogu loodu ja ta valis inimese ja ta ütles, et sina oled minu näo järgi. Kõigest loodust, mis eksisteerib, ta valis sinu, luues sind oma näo järele. Sa saad aru, kui eriline sa oled. Sa oled Jumala näo järgi. Ja lisaks sellele, kui ta lõi inimese, ta ütles, et ma olen sinu isa. Ja mitte lihtsalt isa, vaid issi, Abba isa. Sa oled tema jaoks eriline. Lisaks sellele ta veel hoolib sinust. Ja ta käib koos sinuga. Veel enam, ta kannab sind oma kätel. Kallis taevane isa, aitäh sulle sinu läheduse eest, et me võime tulla tõesti sinu juurde sellisena, nagu me oleme. Ja sa ei mõista hukka. Sest nagu su sõna ütleb, et sa ei tulnud siia hävitama, vaid sa tulid siia lohutama, julgustama, üles tõstma. Sest meie oleme sinu lapsed, me oleme sinu omad. Aitäh, taevane isa, et sa valisid mind ja mu kallid sõprusi. Et me võime olla sinu omad. Halleluuja. Ja tänu Jumalale, et meil on koht, kuhu me saame minna ja nagu Jumala sõna ütleb, et ta läheb ja valmistab veel oseme sinna enda juurde ja ma päris täpselt seda kirjakohta ei tea peast, aga seda ma tean, et meil on üks eluase seal. Meil on üks koht, mis on meie jaoks broneeritud. See on umbes nagu, et sa lähed teise linna ja sa tead, et sul on vähemalt üks voodi ja kindla katuse ja seinaga ruumis, kus sa saad magada. Ja samamoodi, kui me läheme ja mõtleme taevas elu peale, mõtleme selle peale, et me läheme üks päev Jumala juurde, siis meil on koht, kus magada, meil on koht, kus olla. Me ei ole kodutud, me ei ole mingisugused uisa-päisa seljakoti rändurid, me oleme Jumala lapsed ja Jumal ütleb, et mul on sulle üks koht nagu. Tule vaata, sa teise korrusel, seal akna juures. Iga kord, kui ma seda laulu laulan ja ma mõtlen, nagu, et see on nii suur eesõigus. Et meil on üks kindel koht, mis meid ootab. Nagu see, et me teame, et täna õhtu me läheme kuhugi, kuhu me kindlalt jõuame või vähemalt eesmärgiga sinna jõuda. Jumal võib teha igasugu asju ja Piibel ütleb ka, et ärge olge nii enesekindlad, et me läheme sinna ja teisi linna üteldes, vaid pigem nii, et kui Jumal lubab, siis me teeme seda ja teist. Aga et meil on see koht, mis meid ees ootab. Ja see on nii suur eesõigus, mille peale mõelda, mida meeles hoida, et see ei ole kuidagi meie enda poolt välja pressitud või ostetud taevasse. See on Jumala kingitus, see on Jeesuse armu and meile, et me saame sinna minna. Nii et sellised mõtted. Mina arvan, et meil on väga äge ülistusbänd. Te tõesti teete megatööd. See, et te juhite meid ülistusse, see, mis roll üldse on ülistustiimil. See on tohutu, tegelikult sellest on üks mega hea ütlus ka. Ma küll ei tea seda ütlust ennast, aga sisu ma mäletan, et ülistusbänd liigub eespool ja juhib rahvast ja paneb nagu selle rahva positsiooni või silma sellesse kohta, nagu, mis on õige ja ülistus on see koht, kus me saame nagu vaadata kaugemale, kõrgemale ja vaadata seda, mis on päris ja Jumal on päris. Et kõik meie igapäevatoimetused või jalavalu võib-olla ja mingid muud asjad natuke nagu jäävad tahaplaanile ja me näeme Jumalat, me paneme silmad kinni ja me saame ülistada Jumalat ja me seisame tema armutrooni ees.
see on suur eesõigus. Ma lihtsalt tahan teid tunnustada, ma tahan teid kiita selle töö eest, mis te teete, tõesti teete väga head tööd. Aitäh teile. Aga me saame vaikselt edasi liikuda oma päevakavaga, te võite istuda. Ja järgmisena on meid kõnelemas, tulemas üks naine, kes ma arvan, et kui me mõtleme selle peale, et kui keegi oskab rääkida noortest või lastest, siis ma arvan, et tema on kindlasti üks inimene, kes seda teha oskab. See naine on EKNK lastetöö koordinaator ja tema töö lastega on peaaegu et igapäevane, ma võiks arvata, või vähemalt iganädalane. Nii et Maret, ole hea, tule ette. Ma aitan su kohe selles mõttes üles ja ma tõstan selle lauaga ülespoole, et sa ei pea jääma siia alla, kui sa just seda ise ei soovi. Okei. Ja enne veel, kui sa saad alustada, meil on tegelikult küsimus ka sulle. Ja see küsimus on selline, et kui noor peaks mingisugust piiblisalmi teadma peas sõna-sõnalt, siis milline piiblisalm see oleks? No terve piibel võiks peas olla, on ju. Aga võib-olla siis ma julgustaksin selle piiblisalmi pähe õppima, mis on minu elu piiblisalm. Ja see on Jeremia 29:11. Sest ma tunnen mõtteid, mis ma sinu pärast mõlgutan. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda sulle tulevikku ja lootust. Sest mis on see, mida noor inimene vajab enamat kui lootust tulevikuks. Ja kui ma tean, et Jumal on minuga ja temal on tulevik, temal on plaanid, juba ingliskeelne versioon ütleb selle kohta nagu veel lahedamalt, et ma tean neid plaane, mis mul sinu jaoks on. Mõtle, Jumalal on juba plaanid välja mõeldud sinu jaoks. Nii et kui sul ei ole veel see pähe õpitud, siis õpi see pähe. Ja kui sa ei tea, kuidas piiblisalmi pähe õppida, siis ma võin pärast sulle igasuguseid ideid anda selle. Iiris võib ka anda. Iiris on ka pühapäevakooli õpetaja, nii et vaatab maha miski pärast. Jah, aga ma võin alustada, jah. Ja kõigepealt ma tahan öelda, et ma olen tõesti väga-väga tänulik ja see on väga suur eesõigus, et ma võin täna siin olla. Aitäh, Joel ja meeskond, kes te olete mind usaldanud ja lubanud täna teile siin kõneleda. Et jaa, mina siis elan ja pesitsen Lihulas ja tegelen seal laste ja noortega. Meie kogudus on hetkel päris väike, noori ja lapsi on vähe, aga mul on alati see põhimõte olnud, et ükskõik, kas meid on 1 või 2 või 3 või 30, siis need, kes meil on, neid tuleb hoida ja neid tuleb nagu vaimulikus mõttes niimoodi hellitada, et nad kasvaksid üles, et nad läheksid ja teeniksid ja viiksid edasi seda kutset, mida Jumal on nende südamesse pannud ja mis Jumal on nende elu jaoks on. Nii et noorte ja lastega on alati hästi tore olla, mul on väga alati noored meeldinud ja lapsed, sest et lapsed ja noored, neis on midagi teistmoodi kui vanemates inimestes. Esindan siis seda põlvkonda. Ja nimelt see, et nii nagu noor puu, et ta on igatepidi veel painutatav. Ja vahel piisab ainult sellest, et sa näed, et mingi oks hakkab kuskile vales suunas minema mingisugusel ilusal puukesel. Ja siis sa paned talle lihtsalt ühe väikese paela ümber ja sellest piisab, et ta liiguks õiges suunas. Aga teate, nende vanemate inimestega, seal on nagu, sa ei tee mingisuguste sõlmekestega, lipsukestega enam midagi ära, on ju? Mis te arvate, kas on nii või? Vahel on kirvest vaja, vahel see ka ei aita. Aga ma ei taha öelda, et vanad inimesed ja vanemad inimesed ei ole võimelised muutuma ja ei muutu kindlasti mitte. Ma tahan öelda seda, et meil on vaja kõiki. Meil on vaja lapsi, meil on vaja noori ja meil on väga vaja neid vanemaid inimesi, kes on käinud koos Jumalaga, kelle juurde teie noored saate minna öelda, kuule, sa oled juba seal maal, sul on mingid kogemused, jaga mulle sellest, mida Jumal on sinu elus teinud ja kuidas ta on sind asjadest läbi toonud. Nii et mingil moel ma ei tahtnud kuidagi vanemate inimeste kohta midagi halba või sellist ebaaustusväärset öelda.
et aga lihtsalt see on see viis, miks mulle meeldib hästi noorte ja lastega tegutseda, sest nad on nii mõnusalt painduvad ja vormitavad. Ja Jumala sõna räägib meile ka sellest, et juhata poiss ta tee peale, siis kui ta on juba alles noor ja siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas. Aga ma olen aru saanud, et teil on olnud siin eile väga tore päev. Jaa, kas kõik nõustub, kõigil on tore olnud? Või on keegi, kellel ei ole tore ka olnud? Ei ole, keegi ei tõsta kätt. Ma usun, et ma jälgisin eile, küll ei saanud tervet päeva jälgida, aga jälgisin ülekandeid ja suu jooksis, et tore oleks olla siin. Küll on hea, et ma siis täna võin olla siin. Aga te olete nendes hommikustes ja õhtustes sessioonides siis rääkinud kuningas Joosiast, kes sai juba 8-aastaselt kuningaks. Ja selline hästi kiire kokkuvõte võib-olla ja värskendus eilsest päevast, et ta sai juba 8-aastaselt kuningaks. Tema lastetuba ei olnud just suurepärane, tema isa ja vanaisa olid sellised, kellelt ei olnud ilmselt suurt midagi õppida. Aga huvitav oli see, et Joosua see ei takistanud teda. Et ta ei jäänud nagu sellesse, nagu nendesse lapsepõlve traumadesse kinni. Mõtle, kui see vanaisa ja isa olid nii kurjad, nagu teile eile räägiti, mida piibel räägib sellest kuningas Manassest. Ja siis ma kujutan ette, et tema lapsepõlve ei olnud ka väga, väga rõõmus, kui ta mõtleb oma isale ja vanaisale. Aga see on ka üks asi, mida saame Joosiast õppida, et meid ei pea kunagi takistama see, kust me tuleme, vaid me saame vaadata edasi ja me saame usaldada Jumalat, et Jumal võib teha, et Jumal ei vaata seda eilset päeva ja tema jaoks ei pruugi see mingil moel olla seotud meie tulevikuga, see, kust me tuleme. Nii et seda me saame Joosiast kindlasti õppida. Ja ta hakkas siis varakult otsima Jumalat ja tegema muudatusi ka oma riigis ja hävitama ebajumalaid. Ja kui leiti Jumala sõna, siis see on nii vapustav, mida Joosia tegi. Ta võttis seda nii tõsiselt, et ta ei olnud nagu seda, ei tea, kas see nüüd ikka, kas nüüd Jumal ikka päris nii tõsiselt mõtleb. Tal oli tõsiselt, ta ehmatas ära, et kui tõsised hoiatused Jumal annab, et kui te ei järgi minu juhtnööre, kui te ei käi minu järgi, siis teiega juhtuvad need asjad. Ja see ei ole mitte see, et oi, Jumal siis saab nagu kuidagi kätte maksta või karistada, et siis ma ometi saan anda nuuti nii nagu ma tahaks anda, vaid just nagu see, et meil on pandud need piirid ja kui sa lähed nendest välja, siis on sellel alati tagajärjed. Ja Joosia nägi, et meie rahvas on läinud täiesti Jumalast eemale. Et hakkas tõsiselt sellega tegelema, et oma rahvast taas Jumala poole pöörata. Ja vaatame siis, kuidas Joosia seda tegi. Te juba teate, et teise kuningaraamat ja ajaraamat mõlemad räägivad Joosia elust. Ja mina täna keskendun siis sellele tekstile, millest räägib meile teise kuningate raamat. Ja ma julgustan sul ka võtta lahti teise kuningate 23 ja ma loen siit kõigepealt 3 esimest salmi. Siis kuningas läkitas käsu ja kõik Juuda ja Jeruusalemma vanemad koguti tema juurde ja kuningas läks issanda kotta ja koos temaga kõik Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas, nii hästi väikesed kui suured, ja ta luges nende kuuldes kõik issanda kojast leitud seaduse raamatu sõnad. See on nüüd see, et kui ta leidis selle Jumala sõna, siis kuulge, te peate ka seda teadma. Ja kuningas seisis samba juures ja tegi issanda ees lepingu, et nad käivad issanda järel ja peavad tema käske, manitsusi ja määrusi kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse olid kirjutatud, ja kogu rahvas astus lepingusse. Et milline ususamm see oli? Kogu rahvas, see ei ole nii, et mina kuningana üksi teen mingi lepingu Jumalaga või mina kuskil oma vaikses palvekrambris otsustan, mina käin koos Jumalaga. Aga ta oli kuningas, ta võttis vastutuse ja ta otsustas, et ma pööran selle rahva koos Jumala poole. Ja selleks oli tal vaja kutsuda kogu rahvas, et kogu rahvas kuuleks neid seaduse sõnu. Ja kui me nüüd vaatame edasi, ja tegelikult see nõudis temalt ühte alandust ja see nõudis ühte Jumala kartust.
ta pidi kartma Jumalat rohkem kui inimesi, sest kui sa hakkad midagi muutma ja kui sa hakkad veel terve rahval lähed ütlema, kuulge, nii, tänasest päevast asjad on absoluutselt teistmoodi kui siiani, siis see nõuab ühte julgust. Ja see julgus peab tulema kuskilt, sellel peab olema mingisugune üleloomulik allikas. Ja see oli Jumal Joosia jaoks. Aga millest tal tuli alustada? Mul on üks slaid, ma loodan, et see tuleb siia ette. Et see teema on siis, kas tuba on puhas. Nii et räägime toakoristusest. Üks tädi tuleb siia ette ja räägib teile täna, kuidas tube koristada. Nii, aga vaatame ühte slaidi siis. Nii, üks selline, ma ei tea, mis selle kohta öelda, sassis tuba, on ju. Mis te arvate, kas sellest toast on võimalik saada ilus, puhas, korras ruum? On võimalik. Aga mida tuleb selleks teha? Mis on kõige esimene samm? Prügi välja. See on teine samm. Aga mis on kõige esimene samm? Alustada või? See on siis teine samm. Otsustada, et alustada, veel midagi eelneb sellele. Nii, hakkab pihta? Jah. Visioon peab olema puhtast toast. Ja te olete kõik väga lähedal. Aga ma ootan sellist hästi lihtsalt asja. Sa pead tahtma sellest lahti saada. Sa pead nägema, et see on jama, see on prügi. Ja isegi kui seal on midagi, mida sa vajad, siis sa ei vaja kõike seda. Ja sa ei vaja seda sellisel määral. Nii et, sest mis juhtub siis, kui sa ei taha sellest lahti saada? Siis sa eladki seal, aga võib-olla see häirib sind ikkagi, sest sa ei saa seal nagu liikudagi. Teate, et on olemas sellised inimesed, kes korjavad omale niimoodi sodi, ja neil on lõpuks nagu kodu nii täis, nad ei mahu ise sinna sisse. Aga kui sa nagu ei taha sellest ikkagi lahti saada, mis siis võib juhtuda? Vaatame järgmist slaidi. Siis sa ostad omale lihtsalt igasugused karbid ja üritad sorteerida kõike seda. Kui sa ei taha sellest lahti saada, kui sa ei ole veendunud, et see oleks sulle hea, kui sa selle ära annad. Aga mis on tulemus? Tulemus on see, et sul on lihtsalt terve kodutäis sorteeritud prügi. Nad on võib-olla kuskil kastides ja nad on, võib-olla on sul mingid natuke suuremad rajad seal liikuda, aga sa ei saa sellest teha ilusat, puhast, korrast tuba. Sinna sisse ei mahu ilusat mööblit, sest need pappkastid, puidust kastid, nikerdatud kastid, plastikkastid, need on ees. Mõtled, kus kohta ta sellega läheb, Nii et selleks, et saada see tuba tühjaks, sa pead kõigepealt nägema, mis on prügi ja sa pead seda pidama piisavalt väärtuslikuks või kahjulikuks selleks, et sa saaksid liikuda edasi, selleks, et sa saaksid tühjendada, selleks, et sa saaksid midagi uut ja ilusat sinna tuppa. Nii et see tähendab vahel sükest halastamatut äraviskamist. Kas te olete kogenud seda tunnet, et ma viskan selle minema? Kas on teie seas ka rotte, kes kipuvad nagu koguma asju? Ei ole? Mina olen. Aga ma olen natukene nagu kasvatatud rott selles mõttes, et ma tahaks nagu hoida kõike ja siis ma võtan nagu, et ma tean, et ühel päeval on kõik välja ja siis ma teen kõik puhtu töö ja siis ma viskan kõik minema, annan ära jälle ja siis on nagu hea tunne jälle, Aga meil vahel on see ja vahel sa tunned, et see on täitsa nagu valus selle asja äraandmine, aga järgmisel hetkel on vabadus. Ja miks ma sellest räägin? Et see on nagu üks selline vaimulik põhimõte, mida Joosia kasutas ka tegelikult oma riigi puhastamisel ebajumala teenistusest. Ja kui tempel oli puhastatud, siis Joosia nägi, et nüüd me peame võtma ette kogu riigi. Et siin ei saa asjad minna enam edasi nii, nagu nad siiani on läinud.
ja ma loen siit edasi 2 kuningate 23 alates 4. salmist. Siis käskis kuningas ülempreester Hilkiat ning alamaid preestreid ja lävehoidjaid, et nad viiksid Issanda templist välja kõik asjad, mis olid tehtud Baalile ja Asherale ja kõigile taevavägedele, ja ta põletas need väljaspool Jeruusalemma Kidroni väljadel ning viis nende tuha Peetelisse. Panite tähele, ta viis kõik välja, ta põletas ära ja ta viis isegi tuha linnast välja. Mitte midagi sellest, mis oli Jumala silmis rüve, roojane, vastik. Mitte miski ei tohtinud jääda sinna pühasse linna. Et kui me toome neid võrdpilte praegu sellest, kuidas Joosia tegi seda puhastust, siis lihtsalt mõtle nagu oma elu peale. Et kas sinu elus on neid asju, mis tuleb ära põletada ja linnast välja viia, sellest pühast templist välja viia. Ja ta viis Issanda kojast välja viljakustulba, 5. salm ka. Ja ta kõrvaldas ebajumala preestrid, keda Juuda kuningad olid seadnud suitsutama ohvriküngastel Juuda linnades ja Jeruusalemma ümbruses, ka need, kes suitsutasid Baalile, päikesele, kuule, tähtedele ja kõigile taevavägedele. Ta kõrvaldas need ebajumala preestrid, need on need, kes juhivad rahvast ebajumala teenistusel. Need tuleb kõrvaldada. Igasuguse päikese, kuu ja tähtede kummardajad, need tuleb kõrvaldada. Et see on natukene ka see, mis meie ühiskonnas praegu toimub, on ju. Et kõik need astroloogid ja horoskoobid ja need ei ole kuskile kadunud. Siiamaani imestanud, kui kuskil lehes näed, mõtled, kes see loeb neid asju. Aga on inimesi, kellel ei ole nagu kuskil kinni haarata ja nad loevad seda ja nad usuvad neid asju. Aga Joosia viskas kõik selle välja. Sest ta teadis, ta oli lugenud Jumala sõna, ta oli lugenud Jumala seadust ja ta teadis, mida Jumal sellest ütleb selle kohta. Ja ta kiskus maha pordumeeste kojad, mis olid Issanda koja juures, kus naised kudusid telke Asherale. Ja ta laskis Juuda linnadest tulla kõik preestrid ning rüvetas ohvrikünkad, kust preestrid olid suitsutanud, Keebast kuni Beerseebani. Ta kiskus maha ohvrikünkad väravate juurest, mis oli linnapealik Joosua värava suus vasakul pool, kui sisse minna linna väravaist. Panite tähele, siin ta ütleb, et ta kiskus maha pordumeeste kojad, mis olid Issanda koja juures, kus naised kudusid telke Asherale. Naised kudusid telke, vaipasid ja tegelikult piibliuurijad arvavad, et siin ei olnud nagu tegemist ainult mingite vaipade ja telkidega, vaid need olid põhimõtteliselt sellised nagu templi lõbunaised seal, ebajumala templites, kes siis kudusid endale ka nii-öelda tööriideid seal. Kujutage ette, see on Jumala valitud rahvas, mis toimus Jumala rahva keskel. Milline ärataganemine, milline ebajumala teenimine, milline äri oli kõigest sellest püsti. Ja nüüd Joosia läheb ja lihtsalt hävitab selle kõik. Kas te arvate, et seal ei olnud vastupanu sellele? Ma ei kujuta ette. See oli raha, see oli äri, see oli kellegi sissetuleku allikuks, kellegi see, kas ta võis minna sööki ostma, sõltus sellest, nendest ebajumala teenistustest. Ohvriküngaste preestrid aga ei tohtinud Jeruusalemmas minna Issanda altari juurde, vaid nad sõid hapnemata leiba oma vendade keskel. Ta rüvetas põletuspaiga Ben-Hinnomi orus, et ükski ei saaks lasta oma poega või tütart tulest läbi käia Moolokile. Siin oli jällegi üks ebajumal, kelle peale siis Joosia vaatas, see tuleb hävitada. Vahur eile hommikul mainis ka seda, et see Moolok oli üks vastik ebajumal, kelle kaudu siis hingevaenlane sai tegelikult hävitada lapsi, et me ei tea täpselt, kas tõesti neid lapsi lausa põletati või tekitati neile lihtsalt põletushaavi. Igal juhul kohutav ebajumala teenistus. Ja Joosia hävitas selle. Ta kõrvaldas need hobused, kelle Juuda kuningad olid pühendanud päikesele Issanda koja sissekäigu kõrvalt, ülemteener Neetan Meeleki kambri juurest, mis oli Parvariimis, ja ta põletas tules päikese vankri. Altarid, mis Juuda kuningas oli teinud ning mis olid Aahase ülaruumi katusel, ja altarid, mis Manasse oli teinud Issanda koja kumbagi õue, kiskus kuningas maha, lõhkus sealt ja viskas nende rusud Kidroni orgu. Paned tähele, altarid, mis Manasse oli teinud Issanda koja kumbagi õue. Ebajumala templid, ebajumala kurmardamise kohad olid Issanda templis.
et see on meile üks väga suur hoiatus sellest, mis võib juhtuda, kui Jumala sõna kaob ära. Inimesed ei teadnud, mis on Jumala tahe enam, kuigi nad olid Jumala valitud rahvas. Ja see võib juhtuda ka meiega, et kui me ei pane Jumala sõna esikohale oma elus, me ei tea, mida Jumala sõna räägib, siis me võime minna elust läbi nii, et me ei saa arugi, kuidas me vajume mingisuguse ebajumala teenistuse sisse. Ja see on väga-väga suur hoiatus meile kõigile. Ja kuningas rüvetas need ohvrikünkad, mis olid ida pool Jeruusalemma, lõuna pool hävituse mäge, mis Iisraeli kuningas Saalomon oli ehitanud Astartele, Siidonlaste jäledusele ja Keemosele, Moabide jäledusele ja Milkomile, Ammonlaste vastikule ebajumalale. Vaata, siin tuleb välja ka see Jumala süda. Jäledus, vastikus, väga-väga tõsised sõnad, mida Jumal siin räägib ebajumala teenistuse kohta. Ja ta purustas sambad ja raius maha viljakust tulbad ning täitis nende asemed inimluudega. Samuti altari, mis oli Peetelis, ohvrikünka, mille oli teinud Nebati poeg Jerobeam, kes saatis Iisraeli pattu tegema. Ka selle altari ohvrikünka kiskus ta maha. Ta põletas ohvrikünka, pihustades selle põrmuks ja ta põletas ka viljakust tulba. Nii et kõik, mida Joosia nägi, kõik igasugune ebajumala teenistus, kõik tuli hävitada, kõik tuli purustada ilma mingisugust armu andmata. Et see võib tunduda nagu väga selline äärmuslik, aga tegelikult näitab see meile Jumala südant, kuivõrd, et Jumal ei ole huvitatud sellest, et panna meile mingisuguseid keeldusid peale, aga miks Jumal juba Vanas Testamendis, Moosese raamatutes andis nii konkreetseid keeldusid oma rahvale, ärge segunege nende kaananlastega, ärge võtke neid oma naisteks, sest nad meelitavad teid minu juurest ära. Ja tegelikult Jumala igatsus, või see, mida Jumal teadis, et juhtub, oli see, mis nüüd oli juhtunud. Inimesed olid läinud minu juurest ära. Mul ei ole nendega enam osadust, mul ei ole nendega enam lähedast suhet, et see on nagu see peigmehe ja pruudi suhe. Mis teeb peigmehele kõige rohkem haiget, kui ta armastab ühte tütarlast või mees, kui tal on abikaasa? See, kui tema naine ei väärtusta tema armastust, kui tema naine vaatab teiste meeste poole, see on see, mis teeb peigmehele kõige enam haiget. Meie oleme Kristuse pruut ja Kristus on armukade meie suhtes. Ta tahab, aga mitte sellepärast, et kuidagi mina, vaid sellepärast, et ta teab, et ainult tema võib täita meie vajadused. Ainult tema võib olla see, kes teeb meie elu elamisväärseks. Ainult tema saab anda meie elu eesmärgi. Ja kui me lähme sellest eemale, kui me lähme sellest kaugele, siis ta ei saa meid õnnistada. Okei, see pidi hiljem tulema. Aga kui Joosia, mõtle see 16 salm, kui Joosia pöördus ja nägi haudu, mis olid seal mäe peal, siis ta läkitas mehi ja laskis võtta luud nendest haudadest ning põletas need altaril, rüvetades seda issanda sõna kohaselt, nagu oli kuulutanud Jumala mees, kes need sõnad hüüdis. Ta vaatas kõigepealt, kujuta ette, mis Joosia tegi. Ta vaatas kõigepealt, nii okei, viljakus pulab maha, ebajumala teinud, kummalus, oota, mis hauad seal on? Kaevak välja, mis seal sees on? Et ta vaatas kõik, mis paistis ja ta läks nagu maa alla ka veel. Kõik see, mis ei paista välja, kõik see ka kaevame üles välja. Ja siis ta leidis selle jumalamehe haua, küsis, kelle haud see siin on? Okei, see on jumalamees, olgu, see võib jääda. Et ta võttis väga tõsiselt seda puhastust. Ja kui ma mõtlesin selle Joosia loo peale, siis mulle meenus üks aeg minu enda elus, mis oli ka nagu Joosia aeg, kus mul tuli samamoodi teha üks puhastus oma elus. Ja ma sain päästetud, kui ma olin 12-aastane ja ma hakkasin ma sain nagu väga eriliselt päästetud ja ma nii armastasin Jumalat, et ma tegin koguduses nagu kõike, mida andis teha ja ma lihtsalt, see oli täiesti nagu eriline, imeline aeg. Ma lihtsalt tundsin Jumala ligiolu ja lihtsalt nii armusin Jeesusesse, et tema oli mulle kõige tähtsam. Aga mõne aasta pärast siis ma sain nagu teismeliseks ja ma teen hästi lühidalt, ma võiks hästi pikalt rääkida sellest, aga meil ei ole selleks aega. Ma läksin ära, ma läksin maailma.
meil oli 3 sõbrannat, kes me olime nagu hästi tugevad koos usus ja mingid asjad hakkasid juhtuma, nii et me 3 otsustame meile minema. Täitsa jube, on ju. Lihtsalt otsustasime ära minna. Mõtlesin, et võtan Jumala nagu tagataskus kaasa, et kui nagu väga jamaks läheb, siis võtan välja, aga ta ei mahtunud sinna tagataskusse. Ja selle aja jooksul, kui ma olin maailmas, siis ma kohtusin ühe noormehega. Ja meil tekkis suhe ja alguses oli kõik tore, kena, aga tead, kui sa oled Jumala headust tundnud ja sa lähed maailma tagasi, ma ütlen teile kõigile, kui teil on vahel mõte, et lihtsam on vist elada nagu ilma Jumalata, sest lihtsalt nagu üks võitlus teise otsa. Sinust, kui sa oled tundnud Jumala headust, sinust ei saa mitte kunagi enam õnnelikku patust. Mitte kunagi. Sest sa oled tundnud seda, mida Jumal saab su südamesse panna. Sa ei leia seda mitte kuskilt mujalt. Nii et ära mine otsima, ma käisin, vaatasin üle, pole vaja. Aga ja selle paari aasta jooksul tegelikult ma tundsin, kuidas see suhe läks niisuguseks nagu mehiks lõpuks, on ju. Ja ma tundsin oma südames, et mul on nii kahju, et see aeg, kus ma käisin koos Jumalaga, on minu jaoks möödas. Ja teate, mul ei teginud mitte ühtegi mõtet, äkki ma saan tagasi pöörduda. Ühel päeval tuli minu pastor minu juurde ja tahtis minuga rääkida ja ma otsustasin siis temaga kohtuda. Ma algul mõtlesin, ma valetan tal suud silmad täis, et mul on kõik hästi ja jäta mind rahule aga kui ma temaga kohtusin, siis Jumal oli teinud midagi mu südames nii, et ma tunnistasin talle kõik üles, ma ütlesin, et ma ei ole õnnelik, ma ei leia maailmas seda, mida ma Jumalaga koos, mida ma tegelikult otsin, mida ma leian ainult Jumala juurest. Ja ta ütles, et sa peaksid tagasi tulema. Ma ütlesin, jaa, ma tean. Millal sa tuled? Ma ei tea. Tule sel pühapäeval kirikusse. Ja siis ma teadsin, see on nüüd see ristmik. See on see koht, kus mulle antakse praegu armu meelt parandada. Mis on olgu, ma tulen. Ja ma läksin ja muidugi see lugu läks sellisel viisil edasi, et ma üsna peatselt tundsin, et ma ei saa enam jätkata selle suhtega, sest üks liigub selles suunas ja teine liigub selles suunas, siis ei jõua lihtsalt mitte kuskile. Ja ma käisin Tallinnas koolis tol ajal ja ma hakkasin otsima Jumalat. Ma tahtsin, mõtlesin, et okei, Jumal, ma proovisin, ma keerasin ise kõik nässu, ma ei saanud hakkama, et näita nüüd, anna mulle väga selge arusaamine, mida ma pean oma eluga tegema ja kuidas ma selle suhte lõpetan. No teate, teil on ka kindlasti olnud mingid kiusatused, kas ma ikka nagu võib-olla see ei pruugi olla suhtega, aga mingis muus teemas, kas ma nagu täiesti pean need sillad põletama ja kas ma pean nagu täiesti läbi lõikama või äkki kuidagi ikka, vaata teate ju, et äkki ta tuleb minu kaugu usule ja kõik see, aga ma teadsin, et ma pean kuulma Jumala käest, sest ma ei oska ise, ma ei saa ise. Ja mida ma tegin? Mul ei olnud mitte midagi. Teate, mis aasta see oli või? See oli aasta mingi 1997. Enamuse teie jaoks kõlab enam-vähem 97 või keskaeg, pole vahet, on ju. Mul oli kõik, mis mul oli see. Ja siis üks asi oli mul veel. See peaks tulema nüüd sinna. Ja siis mul oli see. Teate, mis see on või? Teate, kas on keegi, kes pole näinud sellist asja enam? On? Iiris ja Joel noogutavad peaga, nii tore. See on siuke väike Walkman, kuhu sa said sisse panna kasseti. Kassett on, vaata, tead see, et sa saad nagu kuulata 30 minutit, siis võtad välja, keerad ringi, siis kuulad jälle 30 minutit. Ja mul oli 2 kassetti ja ma olin otsustanud, nüüd ma hakkan uuesti, ma keeran nagu kõik selle asja ringi, et ma pean olema nüüd nagu see joosja, et lihtsalt kõik need ebajumalad tulevad maha võtta ja mitte midagi ei ole teha. Ja mul oli 2 kristlikku kassetti, mida ma siis kuulasin, need olid niisuguse ülistusmuusika, üks oli Liidia Hõbesalu ja teine oli mingi ingliskeelne. Aga miks ma seda tegin? Sest mul oli nii kohutavalt valus. See tegi mu lihale nii õudselt haiget, et ma pidin nagu tegema selle täieliku suunamuutuse. Ja ma käisin Rahvusraamatukogus lihtsalt Jumalat otsima, sest ma elasin ühikas ja mul ei olnud seal nagu võimalust väga üksinda olla. Ja mida ma tegin? Ma lihtsalt otsisin Jumalat. Mõtlesin, et Jumal näita mulle oma sõnast, mida ma pean tegema. Ja ma tahan olla valmis kuulda ka midagi sellist, mida ma tegelikult kuulda ei taha. Ja mida Jumal mulle siis ütles? Ta ütles mulle kirjakoha 1. Korintuse kirjas, ma enam ei tea, mul on need märkmed kõik juba siin. 1. Korintuse 5:6-7. Aga see mõte, mis seal oli, teate, see oli mul, kui ma seda lugesin ühest kohast, okei, loen kuskilt mujalt, äkki tuleb midagi paremat.
täpselt sama asi. Ja see oli mu lihale nagu, ma ei alahind või ma ei taha öelda halvasti Jumala sõna kohta, aga see, kuidas see mu lihale mõjus, see oli nagu märg kalts vastu nägu. See oli see, et pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks. Jumal, ma tean, et ma pean täielikult läbi lõikama selle suhte. Ja ma tegin seda ja see oli kohutavalt valus, aga selle tulemus oli see, et ma astusin nagu täiesti kõrvale ja siis ma ütlesin, Jumal, ma ei taha enam mitte ühtegi meest oma elus näha. Ma sain juba teada, been there, done that, aitäh, ma ei soovi. Ma lihtsalt teenin sind, ma elan ühes väikeses korteris, kus mul on suurelt silt seina peal, ma otsustasin järgida Jeesust ja kõik, palun, sellega piirdub. Ja ma astusin nagu sellest mängust täiesti välja, andsin Jumala kätte kogu selle asja. Ja mis Jumal tegi? Jumal hakkas siis tegutsema. Jumal hakkas tegutsema selle noormehe elus, nii et ühel päeval ärkas ta üles ja teadis, et ta elu on teistmoodi, ta elu on muutunud. Mina olin tema eest palvetanud, see lugu on nagu väga palju pikem, aga mõte on selles, et Jumal seisab oma sõna taga. Kui me julgeme astuda välja selle sõna peal, kui sa julged Jumala sõnast kuulda seda, mida sa tegelikult kuulda ei taha ja usaldada Jumalat, et ükskõik kui palju alguses võib tunduda verevalamist ja kriipse ja kriime, siis ma tean, et Jumal viib läbi ja vahel on, kui sa oled läinud selles suunas nagu piisavalt kaua, siis ei piisa ainult nagu sellest. Siis sul tuleb nagu mingisugusest jamast läbi minna selleks, et jõuda sellesse kohta, kus Jumal saab hakata sinuga tegelema. Et see on see prügi väljaviimine, et need on mul nii kaua olnud ja miksed mälestused ja kõik välja. See ei tähenda, et sa pead kõik välja viskama, aga kõike peab olema piisavas koguses. Ja selle minu loo lõpp oli siis see, et see noormees sai päästetud, väga eriliselt astus välja oma vanast elust ja nüüd eelmisel suvel me tähistasime oma 25. pulma aastapäeva ja ta on Lihula koguduse pastor, minu abikaasa Marko Põld. ja teate, see ei ole nagu see, et kuulge, vaadake, kui tubli mina olin. Mina polnud üldse tubli. Mina tundsin nagu seda, et ma pidin seda ülistusmuusikat kuulama ja lihtsalt hoidma ennast Jumala küljest kinni, sest ma olin nagu nii uppumas ja see hoidis me nagu nina vee peale, et ma saaks nagu hingata. Aga mida ütleb Jumal? Ma loen sulle selle kirjakoha ja 155. peatükist 11. salm ütleb, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust, see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Kui sa oled mingis olukorras, kui sa tunned, Jumal, ma ei tea, siis võta see, ütle Jumal, lihtsalt näita mulle ja Jumal hakkab sulle näitama ja kui sa seisad selle sõna peal, siis Jumal seisab oma sõna taga. Nii et see on see, mida tegi ka Joosia. Mina ei tea, kas kellaga juhtub alati siis midagi, kui ma räägin. Ta viis välja need ebajumalad ja siis hakkas rahvas uuesti pidama paasapüha. Paasapüha oli unustatud. Salmid 21 ja 22 sealt samas 2. kuningate 23. peatükis. Ja kuningas andis käsu kogu rahvale öeldes, pidage paasapüha issand oma Jumala auks, nõnda nagu on kirjutatud selles seaduse raamatus, sest niisugust paasapüha ei olnud peetud alates neist päevist, kui Iisraelile mõistsid kohud kohtumõistjad, ega kõigil Iisraeli kuningate ja Juuda kuningate päevil. See oli ära unustatud. Kui Jumala sõna ununeb ära, siis ununevad ära ka need asjad, mida Jumal on meie jaoks teinud. Jumal tõi paasapüha esile, käskis seda pidada Iisraeli rahvale, et nad ei unustaks ära, kuidas Jumal tõi nad välja Egiptusest, seal orjuse kojast ja viis nad tõotatud maale. Ja kui meie elus kaob ära Jumala sõna, siis me unustame ära selle, et meid on tõstetud välja sealt pimeduse kuningriigist ja asetatud tema armsa poja kuningriiki. Siis me unustame ära selle, et Jeesus tuleb tagasi ja siis me ei kuuluta enam evangeeliumi, vaid siis me tegeleme nende plastkastidega ja otsime sealt asju, mis meie elu kuidagi moodi täidaksid. Nii et Jumala sõna olgu sinu elus esikohal.
see on seda väärt, et seda armastada, see on seda väärt, et seda lugeda, et seda kalliks pidada. Ja nüüd ma tahan siia ette panna ühe viimase slaidi, seal on hästi palju asju. Ja siin on välja toodud siis sellised asjad, mis võivad meile olla ebajumalaks. Ma tegelikult tahaks need ükshaaval läbi käia, aga meil ei ole selleks aega. Palun üks slaid, mis sinna ette jäi veel. Iidol, ebajumal. Mis asjad on need ebajumalad siis? Pastor Tim Keller on öelnud, iidol, ebajumal on miski, mis on sulle olulisem kui Jumal, miski, mis haarab su südame ja kujutlusvõime rohkem kui Jumal ja miski, mida sa otsid, et see annaks sulle seda, mida ainult Jumal saab sulle anda. Ja vaatame korra hästi kiiresti üle, mis on need asjad, mis meie eludes võivad olla meie ebajumalateks. See võib olla meie identiteet, mis on seotud meie enesekesksusega. Kas sinu identiteet on Kristuses või sinu töös, karjääris? Kui me paneme oma identiteedi millelegi muule kui Kristusele, siis see ei täida meid mitte kunagi. Raha ja materiaalsed asjad. Võib-olla sul ei ole palju raha, sa mõtled, see pole minu probleem, aga kui palju sa mõtled selle peale, kuidas saada raha? Või kui palju sa teed oma otsuseid vastavalt sellele, kui palju see sisse toob? Töö, amet, sinu edu. Kas see on sissetuleku allikas või on see positsiooni näitamine? Sinu välimus, kas see on ihu eest hoolitsemine või on see himude rahuldamine? Ma ei ütle, et me ei peaks oma ihude eest hoolitsema, me peame välja nägema nagu kollid, aga see ei tohiks muutuda meie jaoks liiga oluliseks. Meelelahutus, kas see on taastumine või on see eesmärk omaette? Kas me otsime meelelahutust meelelahutuse pärast või sellepärast, et see täidaks meid selleks, et täita Jumala eesmärki ja kutset oma elus? Seks, kas see on abielu õnnistus või elus läbilöömise vahend? Siia alla käib ka igasugune, see käib ka välimuse kohta, see käib riietumise kohta, et kuivõrd see praeguse aja vaim tegelikult meid mõjutab ja toob esile seksuaalsuse hoopis palju vales kohas, kus see tegelikult olema ei peaks. Mugavus. Kas sa teed Jumala tahet ka siis, kui see ei ole sulle mugav? Või sa lähed alati mugavamat teed? Kui sa lähed mugavamat teed, siis sa jääd ilma sellest, mida Jumal on sinu jaoks plaaninud, sest see läheb alati läbi mingisuguste ebamugavuste väravate. Telefonid ja tehnoloogia. Uurimused näitavad, et Eesti noored viidavad keskelt läbi 50 tundi nädalas telefonis. Mis teed seal? Perekond ja lapsed. See ei ole halb, aga see ei tohi saada selleks kohaks, kus sa otsid oma turvalisust, kus sa otsid oma elu eesmärki. Üks pastor ütles kunagi, ära kunagi otsi oma turvalisust teises inimeses. Sa leiad selle ainult Jumalas. Mõju, kuulsus ja heakskiit. Kas kiitus inimestelt või Jumalalt? Jumala sõna ütleb meile, et inimeste kartus paneb püüde paela. Ja kui ma nüüd veel soovin meeldida inimestele, siis ma ei ole Jumalale meelepärane, ütleb Galaatia kiri. Nii et need võivad olla mingisugused asjad, mis seovad meid, mis hoiavad nagu meie selle toa täis igasugust jama. Ja ma jätan need slaidid teile siia ette, et te saate mõtiskleda, mitte praegu veel, nendele küsimustele, mis siin all on, millele ma kulutan kõige rohkem oma aega, millele ma kulutan kõige rohkem oma raha, kust tuleb minu rõõm ja millele ma kõige rohkem mõtlen. Nüüd ma toon kokkuvõtvalt kõik need 10 punkti. Kujuta ette, et need on nagu anumad sinu elus. Ja kui need anumad on nagu hästi täidetud, siis see on okei. Aga pea meeles, et Jumal ei ole üks nendest anumatest. Jumal on see allikas. Ja kui see allikas on nii-öelda tõstetud sellele esikohale, kõige kõrgemale kohale, siis ta täidab õigel viisil kõik need anumad. Ja neid võib siia juurde tuua veel igasuguseid asju, sest need ei ole ju iseenesest halvad asjad, on ju. Aga kui sa võtad ühe nendest anumatest ja tõstad selle allika kohale, siis see anum ei täida teisi anumaid. Ja see on see üks põhjus, miks Jumal peab olema sellel kohal, kuhu tema on määratud olema, sest
tema tunneb mõtteid, tema tunneb plaane, mis tal meie pärast on. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda meile tulevikku ja lootust. Ja 2. Timoteuse kiri ütleb, et iga astja, kes ennast puhastab, see saab olema veel paremaks ja suuremaks kasutuseks Jumala käes. Nii et ma julgustan teid praegu võtma see aeg, ma ei tea, kas te võtate gruppidesse või tahate te omaette mõtiskleda, kuidas kõige parem on. Kas sunnime või laseme teha nii nagu gruppides? Jaa, 2-3 kaupa siis gruppides ja võib-olla Jumal tõstab ainult 1 või 2 küsimust nendest üles, millega sa pead tegelema. Aga võtame selle aja, et mõtiskleda selle üle, et Püha Vaim ise tooks esile need asjad, mida sina pead panema altarile. Mis on need asjad, kus sinul tuleb välja visata selleks, et Jumal saaks asemele tuua sinna seda, mida tema tahab tuua. Aga palvetame üheskoos. Kallis Isa Jumal, me täname sind selle eest, et sinu sõnas on valgus ja sinu sõnas on selgus ja täname sind Püha Vaimu eest, kes toob meile uut ilmutust sinu sõnast iga kord, kui me avatud südamega seda loeme. Ja Isa, me tuleme sinu ette praegu ja me palume sind, et sa ilmutaksid meile oma tahet ja näitaksid meile, mis on need asjad meie eludes, mida me oleme tõstnud sinu kohale, millega me oleme üritanud täita oma elu, selle asemel, et tõsta see allikas sellele kohale, mis võiks täita kõik osad meie elus. Püha Vaim, ma tänan sind, et sa aitad igat noort tuua sinu ette kõik need asjad ja sina ise tood esile need muutused oma vaimu abi läbi. Tänu sulle, Issand, tänu sulle, et sina puudutad meid kõiki ja sina tõstad üles ja sina puhastad meid, Issand, nii et me võiksime olla järjest paremad ja väärtuslikumad asjad sinu käes. Aitäh sulle, Issand, Jeesuse nimel. Amen. Olgu, aga nüüd me saame natukene siis mõelda ja arutada, nii et võtame 2-3 gruppidesse, arutame nende küsimuste üle ja siis juba lähme vaikselt edasi.